Segopää, psühho, külahull, esivaletaja, esiskiso, esisegane, rott, ebastabiilne teemon, külanarr, kloon, vastik ja pahatahtlik moll. Või tegelikult need kaks asja olid koos, see oli vist vastiku ja pahatahtliku molliga kloon, aga sama. Võlts, viha ja vastikust täis. Sisu sama palju kui perseussil pensionifondi. Nagu 5 päeva metamfetamiini teinud kräkkar teeb sitahaisu nägu. Need on solvangud, mille pärast BSH ehk Brigitte Susanne Hunt on läinud kohtusse Maljuka ehk Mariann Dreimann, kurat, mis tõus perekonnimi otsas oli, Legranti vastu. Ma vaatan korra üle. Kusjuures äriregistri järgi on Maljuka täisnimi Malju Mariann Dreimann Legrant. Ma siiralt alati arvasin, et Malju on lihtsalt hüüdnimi Mariannist, aga see selleks. Nendele, kes ei tea, kes on BSH või Maljukas, siis teadmiseks lihtsalt nii palju, et tegemist on 2 sotsiaalmeedia staariga. Staariga selles mõttes, et neil on hästi palju jälgijaid sotsiaalmeedias, mis tähendab, et nende tegemised lähevad hästi paljudele korda. Enamjaolt ma eeldan, et eestlastele. Vähemalt Maljuka puhul peaks see nii olema, sest tema on kuulus eelkõige oma blogi poolest, mis on eestikeelne, mis tähendab, et tema jälgijaskond peaks enamjaolt olema eestikeelne. Samas tal on ka päris ilusaid pilte Instas, nii et tal võib ka Instas olla mingisuguseid niisama ilusat keha imetlevaid jälgijaid. Samas kui BSH-l on rohkem jälgijaid, aga tal on ka palju rohkem sellist sisu, mida tahaks näha näiteks kiimas mees või lihtsalt mees tervisliku huviga ilusa naise keha vastu või miks mitte naine ka, mida iganes. Kõik, kellel on huvi ilusate kehade vastu, need võivad olla ka mitte eestikeelsed jälgijad. Emmale kummale, see pole üldse tähtis, miks ma sellega alustasin. Ühesõnaga käib mingisugune kohtumadin 2 sotsiaalmeedia staari vahel ja nüüd neile, eriti neile, kes ei tea, kes need inimesed on, aga ka teistele võib tekkida pähe küsimus, et miks kurat mind peaks kottima mingi kohtuvaidlus 2 sotsiaalmeedia staari vahel. Kusjuures mulle üldse ei meeldi see sõna staar, aga see on nagu parim termin, mis mulle pähe tuli, mida iganes, 2 kuulsat eestlast, ütleme nii, 2 kuulsat eestlast omavahel kohtus, miks see teid peaks kottima või mind. Ma võin öelda, miks see mind kotib ja miks see võiks teid ka kottida. Esiteks, raha. Kui inimene läheb kohtusse, ta maksab küll raha selle eest, et minna kohtusse ja mitte vaid raha enda juristile või advokaadile, vaid ka raha riigile. Ta maksab sellist asja nagu riigilõivu, mis on selline taks, mille sa maksad, kui sa tahad minna kohtusse, aga see riigilõiv ei kata kinni seda vaidluse kulu riigile. Miks see nii on? Sellepärast, et me elame õigusriigis, mis tähendab, et kõik reeglid ühiskonnas, kuidas võib käituda, kuidas ei tohi käituda, on seadustes kirjas. Kusjuures eraisikute vahel kehtib see loogika, et mis ei ole keelatud, on lubatud ja siis riigi puhul ja suhetes riigiga kehtib see, et mis ei ole lubatud, on keelatud. Nii et päris kõik ei ole kirjas, eks ole. Eraisikute vahel, mis pole keelatud, on lubatud, ehk kõik ei ole lõpuni veel kirjas, aga mõte on selles, et reeglid on õigusaktides kirjas, aga sõnadest õigusaktides paraku jääb enamasti väheks, kui just inimesed vabatahtlikult hästi nunnult alati nii ei käitu nagu peaks. Ehk siis selleks, et neid õigusi ka päriselt maksma panna nii teineteise vastu, kui ka riigi vastu, kui ka riik inimeste vastu, kõik kõigi vastu, selleks on meil olemas eraldi avaliku võimu haru nimega kohtuvõim. Riik peab üleval ja riik, see on meie inimesed, riik eksisteerib meie jaoks, meie kaudu, seda ei tohi unustada, kipub ununema aegalt, riik on nagu mingisugune kauge võõrast tulnukas, tegelikult ei ole, riik on meie oleme riik, see on meie oma, riigi raha on meie raha ja riigi raha ehk meie raha, ehk siis ikkagi meie raha, kulub muuhulgas sellele, et pidada ülal seda kohtusüsteemi just nimelt selleks, et need õigused, mis meil kenasti kirjas on, ka praktikas saaksid midagi tähendada. Et neil oleks riiklik tagatis. Jah, kui reegel on selline, siis seda saab ka maksma panna. Mis tähendab, et see on täiesti loomulik õigusriigi puhul, et maksumaksja maksab kinni kohtusüsteemi, teisiti ei saaks. Ja riigilõivud ei tohi olla liiga kõrged, sellepärast, et muidu oleks väga keeruline tavalisel inimesel pöörduda kohtusse ja okei, see on niikuinii juba keeruline, sellepärast, et õigusabiteenuse kulud on maru kõrged. Teenus on kallis, et keegi sind esindaks, ehk kohtusse pöördumise teeb kalliks juba see kuradi juristi või advokaadi kulu. Kui siis veel riigilõiv oleks mega kõrge, siis see oleks täiesti ebaaus. See tähendaks, et õigusi saaks maksma panna ainult rikkad. Kuigi jah, teatud määral see paraku juba on nii, aga siis oleks asi veel hullem. Ehk riigilõivu tõstmine pole variant, ehk riigilõivud ei tohigi olla ülemäära kõrged, mis tähendab, et me peamegi, kui me tahame õigusriiki, mina isiklikult tahan, ma loodan teega, me peamegi maksumaksjatena selle kinni maksma ja lootma, et me kõik käitume mõistlikult. Selles mõttes, et käime mõistlikult ümber oma põhiseadusliku õigusega pöörduda kohtusse. Ja sõbrad, kui te minult küsite, siis minu hinnangul siin BSH ei ole mõistlikult käitunud, kui ta eelnimetatud solvangute pärast
kohtusse pöördus. Kusjuures need ei olnud kõik, seal oli midagi veel, seal oli midagi seoses selle PVH-ga ehk persevahehigi. Ma ei pannud seda siia nimekirja sellepärast, et Mallukas otsesõnu ei öelnud seda PSH pihta, aga see on minidetail kogu selles saagas, see pole niivõrd tähtis, sellest räägime pärast hästi korraks. Ühesõnaga, miks meid võiks see kottida ja mind isiklikult väga kotib see vaidlus on see, et see on hea näide sellest, kuidas mõned inimesed lihtsalt maksumaksja raha põletavad. Ja mul on põhjust arvata, et see ei ole maailma kõige siiram lihtsalt enda õiguste kaitsmine ja sellest ma räägin teile kohe, miks ma nii arvan. Nüüd aga teine põhjus, miks võiks meile korda minna see kaasus, on see, et küsimus on sõnavabaduses. Küsimus on selles, et kui keegi inimene on väga aktiivne sotsiaalmeediastaar ja mitte lihtsalt selline mingisugune instakuulus või midagi sellist, vaid lausa peavoolumeedia staar kuskil kroonikates Elu24-des, tema elatubki sellest, et inimesed on huvitatud tema tegemistest, saab seeläbi teha koostööd mingite brändidega, et reklaamib nende tooteid, saab sellest raha. See kõik põhineb inimese kuulsusel. Kuulsus kasvab avalikkuses olemisega ja kui nüüd inimestel on negatiivsed reaktsioonid tema käitumisele ja neid väljendatakse avalikult, siis on küsimus, et kust läheb piir, mida võib ja mida ei või öelda. Ja kes seda kanalit varem pole vaadanud, siis mina olen näiteks PSH kaasuse kohta, kus ta võitis inimese vastu, kes kommenteeris tema kohta, et rahakott on kahe jala vahel. Ma olin täiesti nõus, et see oli väga väljateenitud võit ja see oli väga haige ja mõttetu kommentaar lihtsalt kedagi litsiks tembeldada. Öelda, et keegi teenib raha penetratsiooniga. See on täiesti haige ja sellise asja eest pidigi saama kohtus võidu ja õnneks sai, aga minu mätta otsast vaadates on see hoopis teine olukord kui nüüd see kaasus. Miks? Sest too rahakott on kahe jala vahel kaasus. Too oli faktiväite kaasus. Kui sa ütled kellegi kohta, et temal on rahakott kahe jala vahel, siis sellega sa ütled sisuliselt, et tema teenib raha penetratsiooniga ehk tema on tits või hoor või prostituut, mis iganes sõna on sobivaim. See kaasus siin aga ei ole laimu kaasus, see on solvamise kaasus. Ja sõbrad, solvamise kaasuste osas on minu hinnang see, et lävend peaks olema kuradi kõrge, et sellist vaidlust võita. Nüüd ma lubasin teile kohe ära selgitada, miks mulle ei tundu see vaidlus siiras ja siiras selles mõttes, et inimene tõesti sügavalt on solvatud ja täiesti siiralt ainult oma õiguste kaitseks läks kohtusse, mitte mingil teisel eesmärgil kui oma õiguste kaitseks ja siis teise poole vastutusele võtmiseks. Miks ma seda arvan? Sellepärast, et 30. september toimus selles asjas kohtuistung ja kui meediasse tuli info, et nüüd tuleb see kohtuistung, mõtlesin minagi, et läheks pulli pärast kohale, lihtsalt nagu mitte isegi leiba ja tsirkust on liiga viisakas. Inglise keeles on selline väljend nagu, et teed midagi sellepärast, et for shits and giggles, pakkuge mulle mingit head eestikeelset vastet sellele, et miski nagu, see veits kraad lollakam kui leib ja tsirkust. Leib ja tsirkus on meil kuidagi lugupeetav, shits and giggles on nagu vähem lugupeetav. Aga mõtlesin, et läheks kohale, lõpuks ei läinud, sest nagu elu on lühike ja milleks. Ja mul on hea meel, et ma ei läinud, sellepärast, et kui ma pärast lugesin kroonikast selle istungi kirjeldust, siis kroonika andis mulle teada, et muu hulgas oli PSH keset istungit lajatanud vastaspoole esindajale Burn. Jumal tänatud, et ta vähemalt lawyered ei räuskanud keset istungit, aga kui sa keset istungit reaalselt lajatad sellise täiesti napaka vahekommentaari, nagu me läksime mingi 14-aastased kuskil multikas, siis mulle tundub see kõik täielik show. Just sellepärast. Ja kusjuures see iseenesest, et ta sinna istungile ilmus täis klämmis ja uhkes riietuses ja kõik see on minu arvates kõrvaline. Inimene näeb retsilt vaeva, et olla hästi ilus, väga tore, olgu ilus, selles pole küsimus, aga kui sa keset kohtuistungit lajatad vastaspoolele, Burn. Mul on nii hea meel, et ma kohale ei läinud. Ma oleks sellisest häbitundest toolilt maha libisenud. Silmad oleks pahupidi läinud. Võib-olla oleks isegi vahelduseks ära minestanud. See on nagu miks? See on siis kroonika artikkel 1. oktoober, autor Cassandra Piiroja, pealkiri Brigitte Susanne Hunt vabandab kohtusaalis käitumise pärast. Ma ei olnud seal tulevase advokaadina, mis nagu minu jaoks pole isegi küsimus, vahet ei ole, kas sa oled seal tulevase advokaadina või lihtsalt inimesena, sest kui siis kroonika kirjutab, et Malluka esindaja, vandeadvokaat Olavi Jüri Luik pidi istungi jooksul emotsionaalset Brigittet korduvalt korrale kutsuma. Esimene kord oli siis, kui Brigitte üle kohtusaali Burn hüüdis ja rõõmustas, sest kohtunik tõi esile tema hagile kasulikud viited. Teine seik siinsamas artiklis. 10 minutit hiljem juhtus teinegi taoline situatsioon, kui saalis oli arutusel kurikuulus lühend PVH. Vaadake mulle näkku ja öelge persevahe higi, sõnas Brigitte Olavi Jüri Luigele silma vaadates. Nii saalis viibinud ajakirjanikel kui ka asjaosalistel endil oli raskusi naerupahvaku kinnipidamisega. Ootamatu sõnavõtu peale andis ka Brigitte kaitsja talle kehakeelega märku, et ta peaks rahunema. Ma ütlen ausalt, ka mina ei sobi advokaadiks, sellepärast et kui mina oleks olnud Olavi Jüri Luik ehk Malluka advokaat,
seal kohtusaalis ja kui kes iganes oleks mul vastaspoole pealt öelnud, et vaata mul otsa, ütle mulle persevahe higi, ma oleks talle väga lahkelt vastu tulnud ja öelnud, persevahe higi, kui sa seda soovid, jumala eest. Ühesõnaga mulle ei tundu see kõik ülemäära siiras, just selle käitumise tõttu. See on nagu väga taotluslik, isegi mitte tsirkus. Tsirkus on viisakas koht, vähemalt see tsirkus, kus loomi ei pinata, see ilma loomadeta tsirkus, kus inimesed lihtsalt teevad trikke. See on viisakas koht. Kirjeldus sellest istungist ajas kergelt närvi. 31. märtsil sel aastal 2025 esitas siis BSA hagi Maljuka vastu ja hagi esemeks oli esiteks kahjuhüvitise nõue ja teiseks teatud sisu eemaldamine internetist. Probleemiks olid erinevad blogipostitused, mis avaldati Maljuka blogis 2024 ja ka mõned asjad Instagramis. Mida BSA tahtis või tahab, jätkuvalt tahab, sest asi ju käib, on õiglane hüvitis kohtu äranägemise järgi, pluss siis viivis. See, et Maljukas eemaldaks selle sisu, mis veel üleval on, blogipostitused kõik on veel üleval. Insta osas ma ei mäleta, kas seal oli midagi üks nendest asjadest, mis kustub või mitte, aga see pole hetkel tähtis, vahet ei ole. Ja loomulikult kolmandaks ta soovis siis, et kõik kulud jääksid Maljuka kanda. Aga selle õiglase hüvitise suurusega on siin ka väga huvitav teema omaette. Ma ei tea, kui palju enamikke teid see asi huvitab täpsemalt. Ma räägin täpsemalt sellest Juurasõpradele video teises pooles. Kui soovid seda osa kuulda, siis tule liitu kanaliga kas siin YouTube'is Juurasõprade tasandiga või tule Kiika platvormile blurbay.com/tavakodanik, kus on püsiliitumine 5 € pluss käibekas kuus ja saab alati kogu sisu täiesti reklaamivabalt kätte või kui sind huvitab ainult see teema, siis saab ka ühekaupa selle video ühe tervikuna sealt osta. Video teises pooles käsitleme erinevaid juriidilisi nüansse selles teemas. Alustame küsimusest, et kas siin toimus kohtuniku shopping BSH poolt, sest juhtumisi lahendab seda vaidlust siin sama kohtunik, kellega BSH võitis oma kohtuasja selle tüübi vastu, kes tegi selle rahakott on kahe jala vahel kommentaari. Mis ei tähenda, et ta seda asja võidab. Seesama kohtunik tolle teise asja lahendi järgi tundus väga asjalik ja väga pädev, ehk BSH-l ei ole põhjust loota, et ta võidab nüüd sellepärast, et see on sama kohtunik. Mina pigem ennustan vastupidist, aga see selleks. Video teises pooles räägime muuhulgas ka sellest, et miks tahab BSH nõuda Maljukalt välja väga täpseid numbreid selle kohta, kui palju Maljuka osaühing võis teenida nende erinevate blogiartiklitega ja kolmandaks räägime ka täpsemalt selle õiglase hüvitise teemast. Ühesõnaga BSH nõuab kahjuhüvitist kohtu õiglase äranägemise järgi, aga samas väidab ka hagis, et see hüvitis peaks olema minimaalselt 3500 €. Miks? See ei ole lampsumma ja sellest räägime Juurasõpradega pärast lähemalt, aga teistele teadmiseks, et 3500 € on juhtumisi ka see summa, mille järgi määratakse riigilõivu suurus olukorras, kus inimene palub kohtult hüvitist kohtu õiglase äranägemise järgi. Nii et see 3500 € ei ole lampsumma. Tegelikult ta tahaks saada palju rohkem. Ta tahaks saada oluliselt rohkem ja sel põhjusel BSH on ka üritanud saada kohtu kaudu välja andmeid selle kohta, kui palju Maljukas ikka täpselt on teeninud nende erinevate postitustega. Mis tundub mulle täiesti irrelevantne tema hagi mõttes ja tema hagi vaatest, aga see on kõik juura-šmuura, täpsemalt räägime Juurasõpradega. Praegu aga keskendume veel natuke suuremale pildile. Miks? Sest see on see, mis peaks igat jumala maksumaksjat huvitama. Kusjuures, kui siin BSH ütleb hagis, et ta peaks saama vähemalt 3500 €, aga tegelikult ta sihib palju suuremaid summasid, sest ta rõhutab siin korduvalt, kui palju ikka võis tulu tekkida tema solvamisest, siis lisaks on siin ka rõhutatud, et kahjuhüvitise eesmärk BSH vaatest on Maljuka karistamine sisuliselt, kuigi hagis nimetatakse seda kenasti eripreventatiivseks eesmärgiks, mis kahjuhüvitisel peaks olema, et sisuliselt nad tahavad Maljukat vaigistada, et tagada, et Maljukas ka tulevikus ei avaldaks mitte ühtegi väidet mitte üheski vormis, mis võiks BSH-d solvata, tema au teotada. Ja vot see ei istu mulle kohe üldse, sellepärast et kuigi jah, kohtupraktikas ja õiguskirjanduses on tunnustatud seda, et sellise mittevaralise kahjuhüvitise puhul võiks ka arvestada seda, et see ikkagi peaks motiveerima teist poolt mitte uuesti sama rikkumist toime panema, mis mõnes mõttes on loogiline, sest muidu sa jäädki kohut käima, kui mingi hull muidkui teeb mingeid asju ja sina muidkui pead tema vastu kohtusse minema. Aga siin me räägime solvamisest, mis on nagu väga tähtsusetu asi laias pildis. Ja mulle paistab see siit hagist pigem nagu selline soov karistada teist poolt. Ja sellega on nüüd selline lihtne asi, et Eestis ei ole sellist asja nagu karistuslik kahjuhüvitis. Kahjuhüvitise suurus ei saa olla selline või sõltuda sellest, et kas teine pool väärib karistust, ta on midagi eriti halba teinud, ta väärib karistust. Selline asi on olemas näiteks USAs, kui olete kuulnud kuskilt filmidest, popkultuurist seda, kuidas USAs keegi sai mingi meeletu summa, siis see on reeglina karistuslik kahjuhüvitis tsiviilkohtus. Selleks, et mingit suurt firmat, kes on mingi ilge sita kokku keeranud karistada, määratakse mingi ilge hüvitis. Üks kuulsamaid neist on seesama McDonaldsi kaasus, mis muideks
palun guugeldage seda juhtumit, see ei olnud see, et tädi sai kuuma kohvi eest mingi milgu, esiteks tema kahjuhüvitist, mis ta algselt sai, oli küll meeletult suur, aga seda pärast vähendati apellatsioonikohtus, aga teiseks, see naine sai konkreetselt sellised põletushaavad, et ta oli kogu alakeha põhimõtteliselt ühte sulanud, see kohvi temperatuur oli meeletult kõrge, nii kõrge, nagu ta poleks tohtinud olla ja miks USAs on üldse olemas selline asi nagu karistuslik kahjuhüvitis, muideks ajalooliselt on seotud Fordi autofirmaga. Fordi autofirmal kunagi oli üks praaktoode, üks auto, millel oli tüüpviga, ma ei mäleta, mis see täpselt oli, aga ala mingi kokkupõrkel plahvatab või midagi sellist, ühesõnaga paljud inimesed said surma ja või raskelt vigastada ja siis mindi Fordi vastu kohtusse ja kohtumenetluse käigus muude dokumentide hulgas tuli päevavalgele firma sisene memo, kust nähtus, et Fordi ettevõte oli kalkuleerinud välja, et neil on odavam maksta kinni kõiki kahjuhüvitisi kohtuvaidlustes, kui et kutsuda kõik need autod tagasi. Ehk see firma arvutas välja, et nende jaoks on soodsam. Inimesed las surevad, las kannatavad, vahet ei ole. Numbrite mõttes on see firmale soodsam neid kahjuhüvitisi kinni maksta, kui tooted tagasi kutsuda. Ja olgem ausad, see on täiesti kuradi haige, mis tõttu ongi USAs olemas selline asi nagu karistuslik kahjuhüvitis. Ehk kahjuhüvitis ei sõltu ainult sellest kahjust, mis tegelikult tekitati, vaid selle saab olla karistuslik eesmärk. Eestis seda ei ole ja ei saagi olla. Ehk need ulmesummad, millele Beša siin vihjab, seeläbi, et ta kirjeldab, kui palju ikka võis teenida Maljuka ettevõtte selle sisu pealt, need ei ole relevantsed. See asi käi siin nii. Aga unistada ju võib. See selleks. Lähme edasi. Nüüd 7. mail vastas Maljukas hagiavaldusele. See vastus oli mulle kui juristile väga seksikas, sellepärast et see oli hästi lühike. Ja siin on kirjas ka, et menetlusökonoomia põhimõttest lähtudes ning arvestades, et asi on kindlasti lahendatav kompromissiga, hoiab kostja enda hagivastuse lühildase. Hagiavaldus on alusetu ja põhjendamata ning kostja palub kohtule jätta hagi rahuldamata. Ehk sisuliselt käigukele. Tegelikult ei ole käigukele, tegelikult seal tehti kohe kompromissettepanek. Hagi vastuses kohe tegi Maljukas kompromissettepaneku. Ühesõnaga Beša oli öelnud, et kuule, Maljukas, sa oled mind siin räigelt solvanud igast postitustes ja Maljuka vastus sellele oli, et esiteks, ma ei ole esitanud sinu kohta ebakohaseid väärtushinnanguid. Teiseks, sa oled ise enda varasema avaliku käitumisega andnud alust erinevate, kohati ka negatiivsete ja pilkavate väärtushinnangute tegemiseks. Kolmandaks, minu õigus enda blogi kaudu avaldada enda arvamust avaliku elu tegelaste kohta ning neid kritiseerida on minu põhiseadusest tulenev õigus. Neljandaks, sa oled avaliku elu tegelane ning sa pead taluma sinu pihta suunatud avalikku kriitikat. Ja kõik need asjad on tõsi, aga vaieldav on esimene neist, et kas need solvangud kujutavad endast juriidilises mõttes ebakohaseid väärtushinnanguid või mitte, selle üle saab vaielda. Ja lõppastmes on see kohtuniku väärtusotsustus ja sõbrad, mulle üldse ei meeldi, kui mingi asi on selline lihtsalt kohtuniku väärtusotsustus. Minu arvates sellised asjad võiks olla palju selgemad ja konkreetsemad. Igast solvamiskaasuste puhul ma tõmbaks selle lati palju kõrgemale, aga see selleks, eks näis, mis sellest asjast saab. Aga mis siin vastuses mul hinge kurjaks ajas, oli see, et siin vastuses on esile toodud, et kõik need postitused blogis ja Instas, mis siis on hagi aluseks, need tehti perioodil veebruar 2024 kuni juuli 2024. Hagi esitati pea aasta hiljem. Ja see ei ole iseenesest probleem, sest sellised asjad ei aegu nii ruttu ja inimene võib terve aegumistähtaja jooksul veel kohtusse pöörduda, et nagu selles pole asi, aga selle hagi vastuse kohaselt ei olnud Beša kordagi pöördunud Maljuka poole, et kuule, võta maha need asjad. Kas ta seda oleks teinud? Kurat seda teab, ma ei usu, sest Maljuka väljaütlemised, mida ka siin kohtu asjast tsiteeritakse, ei anna alust arvata, et oleks seda teinud, aga kes seda teab? Võib-olla kohtuvaidluse vältimiseks oleks, mina ei tea. Ehk kuigi otseselt ei ole kellelgi kohustust teisele poolele kohtuväliselt nõuet esitada, ma võin ka minna otse kohtusse, kui mul on mingi õiguslik nõue kellegi vastu. Aga inimlikult ja mõeldes sellele, et kohtusüsteem on ülekoormatud ja maksumaksja maksab kõike seda jama kinni ja enda advokaadile pead ka maksma ja nii edasi ja kui halvasti läheb teise poole advokaadile ka, siis loogiliselt, kui su siiras tahe on see, et mingisugune sind solvav info kaoks internetist ja võib-olla ka väike mingisugune mammoona otsa, siis miks sa nõudekirja ei esita? Mis taaskord paneb mind mõtlema, et kas see kogu kohtuvaidlus on sisuliselt kellegi jaoks mingis mõttes sisuloome. Ma ei tea, aga nüüd ta minu jaoks ka, nii et ma ei tea, aitäh siis Bešale, et vaidlema läksid. Näo mul ka millest rääkida, kurat, ma olen osa sellest probleemist. Nüüd oleks see hetk vaadata südametunnistusele otsa ja see video tegemine pooleli jätta, aga ma ei jäta, sest minu eesmärk pole siin teie meelt lahutada. Minu eesmärk on võidelda sõnavabaduse eest. Raamistame selle nii, me keegi ei usu seda praegu, see on ikkagi, ma teen sisu, teil on loodetavasti huvitav, mida iganes. Mina ei ole see, kes kohtusse läks. Sellest süüst olen mina vähemalt prii. Ja kui ta juba läks, siis nagu kasutame siis kõik seda täie raha eest ära. Aga üks väga huvitav nüanss veel siin vastuses on see, et sisuliselt on need kaks tegelast konkurendid. Nimelt kirjutab Maljukas siin hagi vastuses, et
PSA on minu otsene konkurent. Vahest mitte nõnda edukas konkurent, kui PSA sooviks olla, aga konkurent siiski. PSA on samamoodi sisulooja nagu mina ning kasutab sisuloomeks samu ja analoogseid platvorme, blogid, Instagram, Facebook ja nii edasi. Hagiavaldus ja seal sisalduv video minu majanduslikule edule näib paratamatult olevat kirjutatud kerge kadeduse foonil. Kadedus ei ole õiguslik alus võlaõiguslike nõuete esitamiseks. Siin dokumentides muidugi ei ole jutt mina vormis, seal on kirjutatud kostjast, aga ma lihtsalt teile esitan seda, et oleks lihtsam seedida, sest sõna kostja on kohe selline midagi formaalset, midagi tõsist ei viitsi kuulata. Ja see konkurentsi aspekt on maru huvitav, sellepärast mina ise olen selle peale mõelnud, et kui mind hageks keegi nendest inimestest, keda ma olen siin kanalil käsitlenud mitte positiivses valguses ja kuna ma ise tõesti siiralt olen veendunud, et ma ei ole ületanud piire, mis annaks aluse mingit nõuet mulle esitada, muidugi see on vaieldav ja kõik nad saaks mind hageda ja nii edasi, aga kui nad seda teeks, siis mina esitaks vastuhagi minu majandustegevusse sekkumise eest. Ja kui ma oleks maljukas, siis ma esitaks ka vastuhagi PSA suhtes ja ütleksin, et see on ilmselge püüe minu majandustegevusse sekkuda. Aga see selleks, lähme edasi. Muideks need kohtudokumendid mina lugesin neid Maljuka blogist ja neid saab sealt igaüks raha eest lugeda ja ma ei suuna kedagi, et peate lugema, aga kurat, need on päris naljakad. Ma ütlen, kui ma Maljuka vastuseid, mis ametlikult on siis Wideni advokaadibüroo vastused ja siin on need dokumendid mitte failidena, vaid kuvatõmmistena, mis tähendab, et ma ei näe neid tervikuna, näiteks ma ei näe allkirjasta isikut, aga kuna seal kohtuistungil oli Maljuka esindaja Olavi Jüri Luik, siis ma eeldan, et ta on ka need dokumendid allkirjastanud. Ja kui ma neid lugesin, siis ma mõtlesin, see on 2 varianti. A-variant, need on kirjutatud Maljuka ja advokaadi koostöös, sest see kirjastiil, just see nagu selline terav ärapanev stiil, on nii kuradi Maljuka stiil, et kas A-variant, need kirjutasid selle koos või B-variant, Maljukas leidis endale advokaadist hingesugulase, sest nagu need vastused on väga teravad ja nii teravad, et mingil hetkel mul hakkas PSA-st kahju. Aga selleni me veel jõuame. Praegu aga on oluline see, et juba esimeses vastuses hagile tegi Maljukas kompromissi ettepaneku. Ütles, et lõpetame selle jama ära, mida me raiskame kohturessursse. Ja see on ettepanek, mille osas mina saan ainult öelda, et väga kuradi mõistlik. Nagu milleks raisata. Ja Maljuka ettepanek oli, et ma annetan need 3500 eurot, kuigi hüvitis ei pruugi üldse olla 3500 eurot, lihtsalt PSA kirjutab enda hagis, et tema arvab, et minimaalselt võiks olla 3500 eurot. Sellest hoolimata Maljukas pakub, et see sama summa, mis sina arvad, et on minimaalne siin PSA, ma kannan selle heategevuseks, mis oli siin MTÜ-le Eesti Vähihaigete Lastevanemate Liit. Ja Maljukas pakkus, et kannab 3500 eurot heategevuseks MTÜ-le Eesti Vähihaigete Lastevanemate Liit, et menetluskulud jäävad poolt endi kanda, ehk igaüks maksab oma advokaadil ise, ja et menetlus lõpetatakse kompromissiga. Mis sellest ettepanekust väga selgelt puudu on see sisu eemaldamine. Selle kompromissettepaneku tekstist ei nähtu, et Maljukas oleks teinud ettepaneku, et davai, ma võtan need solvangud ka maha. Seda ta siin ei paku. Kusjuures selle kompromissettepaneku juures kirjutab siis Maljukas või tema esindaja või nemad kahekesi sümbioosis, ma ei tea, kes seda kirjutab, aga kirjutatakse nii, et kompromissi tagajärjel võiks olla saavutatud 2 PSA peamist menetluse eesmärki. A. Heategevuslik MTÜ on 3500 euro võrra rikkam ning kasutab seda raha heal eesmärgil ning B. Kostja on 3500 euro võrra vaesem ning ei saa kasutada seda raha enda mehe ja 3 lapse ülalpidamiseks. Võit, lõpetame menetluse ära ja lähme kõik eludega edasi. Ma ütlen nagu, seda ei mõelnud siin välja advokaat. Kogu austusega Olavi Jüri Luige suhtes, keda ma absoluutselt ei tunne, pole elu sees kokku puutunud, aga lihtsalt nagu advokaadid tavaliselt niimoodi ei kirjuta. Aga võib-olla Olavi Jüri Luik ongi selles mõttes nagu üks arv advokaati seas. Mul on nagu tohutu huvi nüüd selle inimese vastu, et mis inimene on. Tundub maru lõbus, vähemalt selle teksti järgi. Aga tõele au andes väga ilmselgelt oli PSA huvi muuhulgas see, et Maljukas eemaldaks selle sisu, mis siis riivab PSA hinge ja see ei olnud kompromissettepaneku osa. Mina selles olukorras, kui ma oleksin PSA, ma ei võtaks ka seda kompromissettepanekut vastu lihtsalt sellepärast, et sealt on üks oluline element minu jaoks puudu, aga ma teeks vastuettepaneku, ma ütleks, et kui sa nüüd lisad sinna oma pakkumise juurde selle, et eemaldad sisu ka, siis nagu võiks olla asi korras. Aga edasi läheb asi veel lollakamaks. Vahepeal on saabunud uus päev, aga mina lähen sama jamaga edasi. Nii, kuhu me jäime? 31. märts esitas PSA hagi Maljuka vastu. Et kuule, sa oled oma blogis ja Instas öelnud asju, mis mind sügavalt solvasid. Palun köhipappi. Enam vist ei öelda köhipappi, aga mida iganes, ma olen vana. 7. mail vastab Maljukas väga meeldivalt lühides formaadis sellise kohtudokumendi kohta vastab, et nope, põhimõtteliselt käi perse. Sul ei ole mingit nõuet siin, aga selleks, et see asi nüüd ruttu ja rahulikult lõpetada, esitas Maljukas kohe kompromissettepaneku ja ütles, et okei, PSA, sa tahad, et kohus annaks sulle vähemalt 3500 euri. Teeme nii, et ma kannan selle 3500 euri heategevuseks ja lõpetame asja ära. Igaüks maksab oma advokaadil ise ja iga roju oma koju. Edasi lähevad läbirääkimised sotsiaalmeedias. Ja ma ei tea, kas mina ei oska enam guugeldada või PSA blogi ei ole enam üleval, aga mina tema blogi ei leidnud internetist.
vähemalt mitte täna on 24. oktoober, täna ma seda ei leidnud internetist. Küll aga on Maljuka blogis seda kohtumenetlust käsitleva sissekande juures välja toodud, et väidetavalt, vähemalt Maljuka blogi kohaselt oli siis Beša mingil kuupäeval, ma ei tea, mis kuupäeval täpselt, aga millalgi pärast seda 7. maid ja millalgi enne 6. juunit, sest kohus ütles 22. mai, et davai Beša vasta nüüd sellele kompromissettepanekule hiljemalt 6. juuni, aga millalgi nende kahe sündmuse vahel, siis pärast 7. maid, aga enne 6. juunit, olevat Maljuka blogi kohaselt Beša oma blogis kirjutanud selle kompromissettepaneku kohta järgmist. Selle jaoks on mulle oluline, et ta teeb juurde story, ehk siis Insta story ma eeldan, kus ta kirjutab nii. Ma vabandan Brigitte, Susanne Hundi ja kõikide tema lähedaste ees, et olen talle teinud haiget sellega, et olen Brigitte kohta valetanud, öelnud rõvedusi ja erinevatele inimestele 2 aastat pakkunud võimalust Brigitte pealt teenida. Ma märgin vahele, et hagi esemeks ei olnud väidetavad valeväited, ehk see vabandus valetamise eest on juba mingi muu teema siin, aga nagu okei. Ja siis edasi läheks see vabanduse tekst nii, et mõistan selle teguviisi hukka ja teen endast oleneva, et edaspidi kirjutada tõesti informatsiooni ja harinend, kuidas ajakirjandust tehakse. Ja siis ta kommenteeris siin oma blogis väidetavalt juurde, et või on sul nii raske seda story't teha ja pigem jätad vähihaiged lapsed rahata ja tahad edasi vaielda? Sinu käik. Ainult, et kes siis vähihaiged siin ilma rahata jättis, oli hoopis Beša, sest mis siis juhtus? Maljukas võttis selle soovitud vabanduse teksti ja pani selle Insta story'sse, aga tegi seda viisil, mis Bešale kohe üldse ei meeldinud. Aga pange tähele, siin sotsiaalmeedia läbirääkimiste käigus, kus siis Beša ütleb, et põhimõtteliselt lisa see vabanduse tekst kuskile story'sse, siis on nagu fine. Ta ei maini seda, et see esialgne kompromissettepanek ei sisaldanud lubadust võtta maha need väidetavalt solvavad blogikanded. Ja ma ei tea, kas Instast on ka veel midagi maha võtta või mitte. Ja kui siis Beša kommenteeris oma blogis seda asja, et kui sa veel vabandad ka, siis põhimõtteliselt on asi korras. Ja kui sa seda ei tee, siis jätad sina vähihaiged lapsed rahast ilma. Aga siis, kui kohus küsis 22. mai, et davai Beša, mis värk selle kompromissiga on, et saate kompromissi sõlmida või mitte, siis vastab Beša, et nope, ei saa, ei sobi. Ja miks? Beša vastus kohtule, kus ta ütleb, et miks talle see esialgne kompromiss ei sobi, võtab nagu tagasi selle, mida Beša vahepeal sotsmeedias tegi. Nimelt kirjutab ta siin vastuses, et Hageja reageeris, Hageja on siis Beša ja Kostja on Maljukas, eks ole. Hageja reageeris Kostja kompromissettepanekule enese blogis, millest tõi välja, et kompromissi sõlmimine saab kõne alla tulla üksnes juhul, kui Kostja vabandab avalikult Hageja poolt välja toodud sõnastuses. Siinkohal tuleks tähele panna asjaolu, et selline tegevus toimus Hageja ja Kostja vahel väljaspool kohtumenetlust ning ilma lepinguliste esindajate osavõtuta, mis tõttu ei ole ka võimalik väita, et Hageja oleks võtnud Kostja kompromissettepaneku vastu vastava sisulist blogipostitust tehes. Sisuliselt oli tegemist mitteametlike läbirääkimistega. Ja selle kohta, sõbrad, ma ütlen teile, et see on täielik hülgepask. Mitte kuradi miski ei keela vaidluse osapooltel omavahel suhelda kompromissi eesmärgi sõlmimisel, kui Beša otsustas seda teha avalikult, oma blogis, kuskil sotsiaalmeedias. See oli tema otsus. See ei käi nii, et kompromiss läbirääkimised on mingisugune ametlik asi kohtus, ma ei tea, saad kohtusaalis kokku, hakkad kuradi kohvi jooma ja arutama. Ei, kompromiss läbirääkimistel ei ole mingit vorminõuet. Ja tegelikult mina siin kohtunikuna ei vaataks eriti lahkelt Beša tegevusele, et põhimõtteliselt Kostja ehk Maljukas ütles kohe, teeme sellise kompromissi, oma blogis vastab siis Beša, et davai teeme, kui sa vabandad täpselt sellise tekstiga, kusjuures vabanduse tekst läheb kaugemale kui hagipiirid, vabanduse tekst sisaldab ka vabandust valeväidete eest, mis pole üldse selle hagi teema, aga okei. Ja siis Maljukas postitab selle vabanduse teksti, aga teeb seda väikse vindiga. Nimelt postitas Maljukas selle vabanduse teksti mingisuguse videoga Bešast, mis kuidagi, ma ei tea, kus Beša ei jätnud kõige paremat muljet. Mul pole õrna aimugi, mis videos oli, sellepärast et ma ei ole seda näinud. Aga ühesõnaga, ta tegi seda nagu viisil, mis tundus siis Bešale mõnitav, aga see ongi vabandustega see asi, et kui sa nõuad teiselt poolelt vabandust ja muideks kohtus ei saa nõuda vabandust. Vabandus võib arvesse minna mittevaralise kahju suuruse määramisel, kui teine pool on juba vabandanud. See võib oluline olla, aga sa ei saa nõuda vabandamist ja ka päriselus, ka väljaspool kohut. Sa ei saa eeldada siirast vabandust, kui sa nõuad teiselt poolelt vabandust. Ehk see on juba loll lükke eos. Sa ei saa niikuinii sealt, mida sa tahad. Siirast vabandust ei saa nõuda. Ehk siin läbirääkimiste käigus mina ütleksin, et Beša käitus pahatahtlikult. Miks? Sellepärast, et ta ütles, et davai, ma olen nõus su kompromissiga, kui sa postitad sellise tekstiga vabanduse. Maljukas tegi seda. Okei, ta tegi seda ka mõnes mõttes pahatahtlikult, kuna ta kasutas mingisugust videot, mis ei näidanud Bešat kõige positiivsemas valguses või midagi sellist. Kohe täpsustan, mida Beša ise selle vabanduse postituse kohta ütles. Aga põhimõtteliselt Maljukas täitis tema tingimuse ehk sisuliselt jõuti kompromissini.
ja kui kohus küsis davai, mis värk kompromissiga on, siis Beša järsku vastab, et ei, need ei olnud üldse mingid ametlikud läbirääkimised. Nii need asjad ei käi. Advokaatidega tõepoolest on see, et advokaadi kutse-eetika ütleb, et kui mõlemal poolel on esindaja, siis reeglina advokaat peab suhtlema teise advokaadiga, mitte niimoodi, et advokaat läheb otse inimese poole. Ja kui siis advokaat mingil põhjusel pöördub otse inimese poole, siis ta peab kohe selle inimese advokaadile ka teada andma. Näiteks, kui Maljuka advokaat oleks otse pöördunud Beša poole, siis ta reeglina ei tohiks seda teha, aga kui ta teeb, siis ta peab kohe Beša advokaatiga teavitama. Aga sellist asja, et vaidluse osapooled omavahel ei võiks ilma advokaadita läbirääkimisi pidada, sest asja pole olemas. Ehk mina kohtunikuna vaataksin, et küllap ta lihtsalt ei taibanud ka siin oma blogis seda kompromissettepanekut adresseerides, et oot. See ettepanek ju ei sisalda väidete eemaldamist blogist. Ja seda ta taipas alles siis, kui kohus küsis talt, et nii, mis siis saab, ja tema ütles, et ei saa kompromissi sõlmida. Ja muuhulgas sellepärast, et aga see ei sisalda ju Maljuka kohustust võtta need väidetavad solvangud maha. Või miks ma ütlen väidetav solvang? Need on solvangud. Need on solvangud. Küsimus on see, et kas nad on õigusvastased solvangud, mille eest peaks ka hüvitist saama, kus mina kaldun pigem ei poole peale. Nüüd selle vabanduse postituse kohta, kus Maljukas siis täpselt selle teksti avaldas, mida Beša tahtis, sõna-sõnalt, selle kohta kirjutab siin Beša vastuses nii. Täpsemalt, kostja küll avaldas hageja poolt toodud sõnastuses teksti, ent vabanduse asemel esitati satiir eesmärgiga hagejat avalikkuse ees veelgi uuesti solvata ning hageja kulul nalja teha. Jah, aga nagu that's what you get. See on see, mille sa saad, kui sa nõuad sellist vabandust, nagu sa nõudsid. Sest pange tähele lisaks selle vabanduse teksti endale, oli seal juures see Beša kommentaar, et või on sul nii raske seda storyt teha, pigem jätad vähihaiged lapsed rahata ja tahad edasi vaielda. Nagu kui sa nii nõmedat teksti toodad sinna, nagu mis kurdi vabandust sa ootad. Aga igaühel oma. Siin vahepeal 28. mai tegi Beša omapoolse kompromissettepaneku. Aga pange nüüd seda tähele. Maljuka esialgne ettepanek oli, et ma maksan need 3500 €, mida sa mult tahad, ma maksan need siis vähihaigete laste toetamiseks mõeldud MTÜ-le. Sellele vastas Beša oma blogis, et davai, mulle sobib, kui sa avaldad vabanduse teksti, mida Maljukas ka tegi. Ta avaldas täpselt selle teksti, aga tegi seda mingisuguse video või pildi taustal, mis ei meeldinud Bešale, tundus talle kui satiir või alandav või tema kulul nalja tegemine, mida iganes, aga see tekst avaldati, nagu ta soovis. Ja seal samas blogi postituses siis Beša lisas juurde, et et on sul põhimõtteliselt raske seda Insta-storyt teha, et kas sa tahad jätta vähihaiged lapsed ilma rahata. Ja teate, mis ta siis tegi? Tema kompromissettepanek ja ütles, et teeme hoopis sellise kompromissi, et sa maksad mulle ehk Bešale 4600 € õigusabi kulude katmiseks ja eemaldad siis need solvangud. Saad aru? Maljukas pakkus, et maksab 3500 € heategevuseks. Beša ütles, et sobib, kui sa avaldad vabanduse teksti ja kui sa seda ei tee, et põhimõtteliselt, mis sa tahad rahast ilma jätta vähihaiged lapsed. Ja siis ta pakub vastu, et teeks hoopis nii, et sa maksad mulle 4600 € ja eemaldad need väited. Suva need vähihaiged lapsed. Norm. Ühesõnaga kompromiss läbirääkimised nurjuvad, kuigi mina ütleks, et Beša lasi need põhja. Kõigepealt oli nagu justkui nõus. Oma blogi vahendusel ütles, et jah, mulle sobib, kui sa avaldad vabanduse, mida Maljukas tegi. Ja siis avastas, et ups, su kompromissettepanek ju ei sisaldanud seda, et sa need solvangud maha võtaks. Aga kuidas oleks, et vähihaigetele lastele raha annetamise asemel sa annad rohkem raha hoopis mulle? Võt advokaadile maksta, kõik väga siiras. Mis edasi toimub on see, et septembris hakkab Beša taotlema detailset infot selle kohta, et kui palju ikkagi tulu laekus seoses nende postitustega, kus teda siis solvati. Ja sõbrad, miks ta seda teeb, ma ei tea, kas see on mingi Beša kinnisidee, et neid numbreid kätte saada, või on ta advokaat müünud talle maha mõtte, et see võiks neid kuidagi aidata ja siis saab pikki menetlusdokumente kirjutada, sest kõigepealt nad taotlevad andmeid ja ma kohe ütlen teile, mis andmeid, ja siis kui Maljuka esindaja vastab sellele, et käige kukele, siis nad kirjutavad uue vastuse, nagu põhimõtteliselt sama sisulise pika pläusti, aga mida siis Beša septembris hakkas küsima? Kõigepealt palus Beša kohtult, et kohus kohustaks makselahenduse pakkujat Slick LTD, Slick Limited, mis iganes riigi või mis ettevõte see on, ma ei ole uurinud, mida iganes. Aga see on see teenusepakkuja, kelle nime sa näed, kui sa üritad osta Maljuka blogist mingit blogi sissekannet või seda püsiliitumist või mida iganes. Ühesõnaga, Beša tahab, et kohus kohustaks seda Slick LTD-d andma välja andmed, millest nähtuks kõigi nende blogi postituste osas, kus siis teda solvati, mis on selle hagi esemeks. Ta tahab teada isikute hulka, kes on igat konkreetset artiklit lugenud püsitellijana ning isikute hulk, kes on konkreetse artikli ostnud üksikisikult lugemiseks. Lisaks palub ta kohtul kohustada Maljukat isiklikult, eks ta hageb Maljukat isiklikult, nii et ta palub kohtul Maljukat isiklikult kohustada esitama kohtule
kuvatõmmised Instagrami kasutajanime Mallukas alt 27 juulil 24 ja 31 juulil 24 avaldatud arhiivist, kust nähtuksid story'de kogu vaatamiste arvud. Ja tekib küsimus, et milleks kurat tal seda vaja teada on? Ma tuletan meelde, et Beša esitas hagi, kus ta palus kahjuhüvitist kohtult kohtu õiglasel äranägemisel, aga vähemalt 3500 eurot, aga tegelikult tahaks palju rohkem. Ja millele ta see argument tugineb seal on see, et vaata, kui palju tulu teenis Mallukas nende postitustega, tema solvamise pealt. Siin on 2 probleemi. Esiteks see, et kes teenis, kas Mallukas või tema ettevõte, aga selle jätame viimaseks, see pole nii põnev. Põnevam on see, et miks üldse relevantne peaks olema. Tõsi on see, et kohtupraktikas on öeldud, et mingisuguse solvangu või ka vale faktiväite avaldamise puhul tuleb ka hinnata, mis oli selle motiiv, ehk rahalise kasu teenimise motiiv on relevantne, aga see rahalise kasu teenimise motiiv on ilmselge Malluka puhul. Ta blogi on tasuline ja on ilmselge, et kui ta avaldab seal mingisuguseid seisukohti seoses Bešaga, kes kütab paljude inimeste kirgi mingil põhjusel, siis ta teenib selle pealt, ehk ilmselgelt tal oli rahalise kasu saamise motiiv. Selle üle nagu ei tohiks vaidlustki olla, aga Riigikohtu praktikast on ka üheselt selge, et sellise solvangu või laimu kaasuse puhul ei tähenda see kasu saamise motiiv seda, et sa saaks nüüd nõuda teiselt poolelt kogu tulu välja, mis ta teenis. Ehk seal ei ole mingit tähtsust sellel, kui palju ta täpselt teenis või kui palju täpselt vaatas mingit postitust. Juba pelgalt selle pinnalt, kui palju oli Mallukal sel ajaperioodil jälgijaid või blogi püsitellijaid, juba selle pinnalt on aimu, kui laia levikuga need solvangud võisid olla. Ja küsimus on selles, et kui Beša palub kohtule, et kuule, nõua nüüd teistelt isikutelt minu hüvanguks tõendeid välja, siis on küsimus, et mida sa tõendada üritad nendega? Nagu millist asjaolu? Kas seda, et Mallukas postitas sinu kohta midagi rahalise kasu saamise motiivil? Sest minu arust selle üle siin pooled üldse ei vaidle. Küll aga võib küsida, et kes seda raha teenis. Sest mida Malluka esindajad siin rõhutavad, on see, et kuuleda, keda sa hagenud oled Beša? Nimelt mingil põhjusel otsustas Beša ja või tema esindaja, kes iganes seda lõppastmes otsustas, et nad hagevad füüsilist isikut, Mallu, Marianne, Reimann, Legrand, kui ma nüüd õigesti ütlesin, kui füüsilist inimest. Füüsilist inimest. Eks mitte füüsiline inimene on olemas, aga nad ei hage tema osaühingut ja see on väga oluline erisus, sest kuigi jah, blogi postitusi ei saa mingisugune juriidiline isik, mis on pelgalt lihtsalt fiktsioon, OÜ ei kirjuta blogi postitust, seda kirjutab päris inimene. See on selge, päris inimene on autor, või üks autor ei saagi olla mingisugune ettevõte, autor saab ainult päris inimene olla. Nii et põhimõtteliselt sa saad autorilt nõuda kahjuhüvitist, kui sa arvad, et ta on sind laimanud või siis õigusvastaselt sind solvanud, aga sa ei saa autorilt nõuda näiteks postituste eemaldamist, kui postituste üle evib kontrolli OÜ. Päriselus jah, kui sa nõuad ka OÜ-lt, et davai võtab postitused maha sellest blogist, mida sa käitad, siis tegelikult teeb seda seal tõenäoliselt see sama päris inimene, kui see on selline väike ühe naise, ühe mehe OÜ, aga juriidiliselt on siin põhimõtteline erisus. Ja kui sa haged seda päris inimest, kes on autor, aga tegelikult evib blogi ja Instagrami üle kontrolli mingi OÜ, kusjuures selle blogi osas ütleb Mallukas siin hoopis, et kuule, et see blogi domeen ei ole üldse tema kontrolli all ega tema OÜ kontrolli all, et see domeen kui selline kuulub tema abikaasale. Kuigi mina isiklikult pole kindel, mis see domeeni kuuluvus siin üldse nagu primaarne peaks olema, küsimus on selles, et kellel on õigus käsutada seda blogi. Ja nendest vastustest ma loen välja, et seda blogi käitab ikkagi Malluka OÜ, niisamuti seda Instagrami. Ehk tegelikult Beša ei saa nõuda Mallukalt kui päris inimeselt, et võtta maha postitused, mille üle evib kontrolli sinu OÜ. Ja seda rõhutas ka Malluka esindaja seal kohtuistungil või kohtuistung, teatriistung, tsirkus, mida iganes. Ei ole suutnud hageja endale selgeks teha, et inimene ja äriühing on 2 erinevat isikut. Aga see on selline juriidiline igavam asi. Jätame selle kõrvale, et keda seal Beša täpselt hages, sest see pole üldse nii põnev, sest kahjuhüvitist ta saab küll Mallukalt nõuda, küll ta ei saa Mallukalt nõuda postituste eemaldamist, kui see blogi tegelikult on OÜ käsutuses. Kui OÜ käitab seda blogi, evib kontrolli selle üle, siis juriidiliselt sa ei saa nõuda autorilt. See on põhimõtteliselt analoogne sellega, et sa nõuad Delfi ajakirjanikult, et võta palun midagi kuradi Delfi veebist maha. Ta ei evi selle üle kontrolli. Kuigi jah, mõtetes on lihtsam eristada seda, kui sul on mingi suur meediagrupp ja üks väike autor 100 seal versus selline, ma ei tea, kas Malluka ettevõte on ühe naise ettevõte, ma saaks järgi vaadata, ma ei viitsi. Aga peas on jah, lihtsam eristada sellist Delfi ajakirjaniku olukorda, aga juriidilises mõttes sama autor, kui see pole just tema kui päris inimese füüsilise isiku blogi, mida sellised tulu teenivad blogid enam jaolt ei ole. Miks? Sellepärast, et päris inimene peab kohe maksma makse oma tulu pealt. OÜ ei pea. OÜ saab selle rahaga enne, kui ta peab makse maksma, soetada ettevõtluseks vajalikke vahendid.
ja muud toredatesse saab investeerida maksuvabalt. Päris inimene ei saa, päris inimene peab tulu pealt kõigepealt ära maksma tulumaksu. Välja arvatud siis, kui sul on see investeerimiskonto ja see on hoopis teine teema. Kui sa investeerimiskonto kaudu väärtpaberid ostad ja nii edasi, aga nii printsiibis. Ma ütlesin teile video alguses, et mingil hetkel mul hakkas siin Beishast veidi kahju ka ja ma korraks tahan seda adresseerida. Sest üks nendest etteheidetest, mille Beisha Maljukale teeb siin hagis, on see, et Maljukas olevat postitanud mingi Insta story, kus ta kirjutas, et PVH ei ole kunagi minu seltskonnas olnud või midagi sellist. Ja Maljuka argument on see, et ta ei seostanud seal postituses lühendit PVH Beisha isikuga. Ta lihtsalt kasutas lühendit PVH, ei ole kunagi minu seltskonnas olnud. Ja siis Maljukas kirjutab siin ühes nendest vastustest, kus ta vastab sellele Beisha nõudele saada hästi palju detailseid andmeid tema blogi sissetulekute ja Insta story'de vaatajate arvu kohta. Aga Maljukas kirjutab siin, et Kostja ei ole enda story'des sidunud PVH nime hagejaga. Seda teeb hageja ja üldsus, kuivõrd see on hageja hüüdnimi avalikkuses. Kas avalikkus ei ole 2 kõhiga, peaks olema, siin on 1. Igatahes, siin mul hakkas kurb. See on hageja hüüdnimi avalikkuses. Brigitte Susanne Hundi hüüdnimi on PVH, see on üldteada asjaolu. Mida lühend PVH tähendab allakirjutaja kinnitada ei oska. Siit on oluline koma puudu. Sorry, ma olen jumala tähenärja. Allakirjutaja oskab kinnitada seda, et Kostja ei ole hagejale taolist hüüdnime andnud. Sellele viitab ka hagiavalduses hageja ise. Hagiavalduses siis Beisha ise kirjutas, et see PVH tuleb sealt Sevakin ja Valtingu teosest. Aga siin esiteks on naljakas see, et Maljuka advokaat kirjutab, et allakirjutaja ei oska kinnitada, mida lühend PVH tähendab. Ehk nagu ma ei tea üldse, millest siin räägitakse, aga ma kinnitan teile, et minu klient seda hüüdnime ei omistanud hagejale. Mis mind aga siin kurvaks tegi on see, et kujuta ette, et kellegi üldteada hüüdnimi ongi PVH. Kujuta ette, et avalikkus teab sind kui persevahehigi. Nagu see on siiralt kurb ja see ei ole minu arvates enam naljakas ka. Nagu selle võiks nüüd kollektiivselt ära lõpetada, see on tõsiselt inetu. Siin viitab ka vastuses Maljukas sellele, et mõnemõrra on siin tegemist Barbara Streisand efektiga. Et kuna Beisha tõmbas sae käima seoses selle Sevakin ja Valtingu kunagise videoga, et siis see PVH on hakanud täielikult oma elu elama internetis. Ja kusjuures siin on kohtudokumenti lisatud kuva tõmmis Google'i otsingust. Google'i otsingusse on pandud BSH PVH ja siis tuleb ette hästi palju artikleid ja igast allikaid, kus on siis Sevakin, Valting, Brigitte Susanne Hunt. Ehk siis Maljuka point siin on vaata. Kui seda guugeldada, see on ilmselge seos sinuga, aga mina seda seost ei loonud ja minu Instastory'ga ei öelnud, et see on sinuga seotud. Aga kui inimesed seda nii võtavad, siis see on sellepärast, et kõik teavad, et jutt käib sinust. Ja see taaskord on veits kurb. Ja pärast nende mahukate menetlusdokumentide vahetamist septembrikuus seoses sellega, et Beisha tahaks ikka väga teada, kui palju täpselt teenis Maljuka blogi tulu. Maljukas vastab, et kuuled, et see tulu ei laeku mulle kui füüsilisele isikule, seal pole mingit seost minu kui füüsilise isikuga. See on minu OÜ oma, aga minu jaoks see argument on isegi teisejärguline selles mõttes, et jah, okei, esitab siis sama hagi uuesti OÜ vastu, ajab sama rida, et see ei ole nagu minu jaoks esmajoones tähtis, minu jaoks on oluline see, et kogu see nõue, et tahan täpselt näha, kui palju tulu laekus, täiesti põhjendamatu. See ei oma tähtsust, see ei käi niimoodi, et su blogi tõi nii palju tulu mingite artiklitega, kus sa mind solvasid ja see nüüd kuidagi peaks määrama, kui palju mina saan hüvitist. See ei käi nii. Nii aga jõudsime nüüd selleni, et pooled vaidlevad edasi, maksumaksja maksab seda tsirkust kinni ja nemad siis jäid vaidlema selle üle, et Beisha tahaks väga teada, kui palju täpselt tulu laekus Maljuka blogile seoses nende solvavate postitustega, mis taaskord pole minu hinnangul relevantne. Irrelevant, ei ole oluline, see ei puutu asjasse. See ei ole ka relevantne üldse siis, kui tuleb välja, et võib-olla ei olegi vaja hüvitist mõista siin. Ja esimene asi, mida tuleb eristada, on see, et on vaidlused, mis puudutavad solvanguid ja on neid, mis puudutavad laimu. Beisha on ise liigitanud oma nõude solvangutel põhinevaks nõudeks. Ta ei ole väitnud, vähemalt mitte selles hagis, nagu oleks Maljukas esitanud tema kohta valeväiteid. Ta ise ütleb, et teda on solvatud. Tema au on teotatud ebakohaste väärtushinnangutega. Ta ei ütle, et teda on laimatud. Mis ei tähenda, et kohus ei võiks nendele väidetele otsa vaadata ja öelda, et okei, siin võib-olla on nagu faktiväiteid. Kuigi ma tahaks öelda, et keskmine mõistlik inimene ei eelda, et me räägime faktiväidetest, kui üks sotsiaalmeediastaar ütleb teise kohta esis, kiso, külanarr, rott, psühho, segopää, võlts, viha ja vastikust täis. Need on üsna selgelt väärtushinnangud. Ma ei usu, et keegi arvaks, et kui Maljukas kirjutab Brigitte Susanne Hundi kohta esivaletaja, et ta peab silmas mingisugust diagnoosi patoloogilise valetamise osas või et ta väidab, et statistiliselt on Beisha kõige rohkem valetanud Eestis või mida iganes, või et on diagnoosiga hull või midagi sellist. Ehk on üpris tõenäoline, et kohus
niisamuti vaatab neid väiteid kui solvanguid, mitte laimu. Ja see on oluline eristus, sest nendele asjadele kehtivad erinevad reeglid. Miks? Sest laimu puhul, kui etteheide on, et kuuled või, sa oled mul mainet siin kahjustanud valeväidetega, laimu puhul saab kaitsta ennast muuhulgas sellega, et sa tõendad ära, et sa rääkisid tõtt. Tõde võib ka valus olla, aga selle valu eest kompensatsiooni ei saa. Välja arvatud, tegelikult mõnel juhul saab, kui sa näiteks mingisuguse täiesti eraelulise detaili, mille suhtes puudub igasugune põhjendatav avalik huvi, täiesti lampi, kellegi kohta mingi eraelulise jama välja kisud, siis tõde ka sind ei päästa sellest, aga printsiibis tõde on seal kaitseargument. Ja isegi kui see, mis sa väitsid, ei ole tõsi, siis sa saad ennast kaitsta sellega, et sa näitad, et sa piisaval määral kontrollisid seda väidet, nii palju kui sa said. Nüüd solvangu puhul ei saa kontrollida selle tõesust, see on hinnanguline. Kas sa pead kedagi segaseks või mitte, see on hinnanguline. Kas sa arvad, et keegi näeb välja nagu teemon, see on hinnanguline. Kas sa arvad, et kellelgi on sisu sama palju kui perseussil pensionifondi? See on hinnanguline. See oli naljaks väljend. See oli väga naljaks väljend. Nüüd solvangute puhul ei ole nii, et iga solvangu eest saab kahju hüvitist nõuda. Ei, see solvamise eest kahju hüvitamise nõudmine on juriidilises mõttes selline teema nagu õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamise kohustus. Ehk see ei ole lihtsalt see, et solvad kedagi, nüüd pead maksma. Ei, iga solvangu eest ei pea saama raha. See on selge nii seaduse tekstist, see on selge kohtupraktikast ja see on lihtsalt loogiline, sest muidu läheks asi veits lappesse, meil oleks nagu suukorvid peal. Midagi kriitilist öelda ei tohi ühegi inimese kohta, sest mõni tõlgendab igasugust kriitikat solvanguks. Kuigi jah, kriitikat saab ka hästi viisakalt väljendada, ei pea kasutama väljendeid nagu segopää, aga siin on ka oluline silmas pidada, et need reaktsioonid ei toimunud vaakumis. Nad olid reaktsioonid millelegi. Aga selleni veel jõuame. Kõigepealt üldisem jutt. Nimelt, selleks, et üldse solvangu eest nõuda raha kelleltki, esimene küsimus on, et kas kellegi au on teotatud, sest seadus ei kasuta sellist sõna nagu solvang või solvamine. Seadus räägib au teotamisest näiteks ebakohase väärtushinnanguga. Ja reeglina räägitaksegi just sellest, et kas siis on ebakohane väärtushinnang või mitte. Iga solvang ei ole ebakohane väärtushinnang. Ja minu arvates, ma olen korduvalt seda öelnud ja ütlen ikka ja jälle uuesti, et au ei ole kuradi suhkruvatt, mis väikse keelepuudutuse peale kohe nagu kokku tõmbab. Või lihtsalt suhkur, mis vihma käes kohe ära sulab või mida kuradi iganes. Et au ei ole nagu selline asi, mida saab lõhkuda mingite suvaliste tühiste tegevustega. Ja ka kohtupraktikast käib läbi sõna tühine, ses mõttes, et öeldakse, et kui tühisel määral on au teotatud, siis selle eest küll mingit raha ei saa. Ehk esimene küsimus selliste solvangu kaasuste puhul on, et kas tegemist on üldse ebakohase väärtushinnanguga ja kui on, siis eraldi tuleb hinnata seda, et kas selline tegevus on olnud õigusvastane, et iga solvang võib kellelegi väikest hingelist valu tekitada. Sõltub inimesest, eks ole. Mõnel hakkab iga asja peale hirmus ja mõnel üldse mitte, aga põhimõtteliselt iga solvang teoorias võib sellist õrnevat hingekest kahjustada, aga see ei tähenda, et sellest saab raha nõuda, sest enne tuleb mõelda ka õigusvastasusele. Maakeeli on õigusvastasus sisuliselt see, et mis kontekstis see kõik toimus ja siin muutub oluliseks see, ja ma üritasin tähekest joonistada, ma ei tea, kas see on arusaadav, et see on täheke, siin tuleb mängu see, et keda sa solvasid. Kas see on mingi suvaline tundmatu inimene või see on sotsiaalmeedia staar, kes kogu aeg mingisuguse tsirkuse ja värvikate sõnavõttudega meedias prevalveerib. Ja siin ongi see keeruline koht, et lõppastmes otsustab kohus, see ei ole midagi kivisse raiutud, see on väärtusotsustus kohtuniku poolt esiteks, et kas see on ebakohane väärtushinnang. Seda peab kohtunik otsustama. Ja teiseks, kui ta on ebakohane väärtushinnang, kas see sellisel viisil ebakohase väärtushinnangu avaldamine ja sellises konkreetses kontekstis, siin näiteks üks sotsiaalmeediastaar versus teine, kas see on õigusvastane? Ja kuna see on selline subjektiivne kohtuniku väärtusotsustus lõppastmes, tuleb ka mängu see, et kes see kohtunik on, kes seda asja lahendab. Ja siin tuleb meelde, et möödunud sügisel käis meediast läbi, et Brigitte Susone Hunt esitab hagisid, aga jätab siis nagu mingi digiallkirja panemata või riigilõivu tasumata. Miks? Mina toona ei tulnud selle peale miks ja teie see oli vist video esmaesitlus või midagi sellist, meil seal chat käis YouTube'is, teie ütlesite mulle, et kuule, võib-olla ta shoppab kohtuniku, et kui kõigepealt maandub ühe kohtuniku juures, siis jätab seal midagi tegemata, et asi läheks kohtust välja, esitab uuesti, lootes, et see maandub teise kohtuniku juures, sest tavaliselt kohtunikel on oma spetsialiteedid, nad tegelevad mingite tüüpjuhtumitega või mingite valdkondadega ja neid ei pruugi olla üks kohtunik, kes nendega tegeleb. Ehk võib-olla maandus kõigepealt ühe juures, võib-olla pärast teise juures, aga
See on puhtalt minu spekulatsioon ja sellest spekulatsioonist ma räägin juurasõpradele video teises pooles. Tulge liituge plurbay.com/avakodanik või siin YouTube'is juurasõprade ringiga või siis ostke see video ühekordse ostada, mida iganes, kui teid see pool huvitab. Aga lähme edasi. See on kohtupraktikast üheselt selge, et avaliku elu tegelased peavadki taluma rohkem muuhulgas ka sellist solvamist. Avaliku elu tegelaste isiklikud õigused ongi vähem kaitstud. Nende puhul on see lävend palju kõrgem, et mille eest saaks hakata kahjuhüvitist nõudma. Ja see on Beša versus Maljukas kaasuses väga olulisel kohal, sest sellised staarid peavad taluma muuhulgas ka põhjendamatut kriitikat ja enamal määral kui niisama tavalised inimesed. Nüüd, kust täpselt piir läheb selle vahel, et mis on kohane ja mis on ebakohane, see on täiesti kuradi segane. Õiguskirjandust lugedes mulle tundub, et kõik on kuradi pudru ja kapsad, et ühtepidi peavad staarid taluma rohkem põhjendamatut kriitikat, teistpidi lihtsalt nagu solvamise eesmärgil ka ei tohi midagi öelda, sõimata ka nagu otsesõnu ei tohi, vulgaarsused ei meeldi kohtunikele mingil põhjusel, kuigi see on sõnavabaduse osa, meeldigu ta neile või mitte, moraalipolitsei nad pole, aga mis muuhulgas loeb ja mis peakski loogiliselt lugema on see, et kas selline audiotav solvang, kas see on suunatud teise inimese pihta täiesti tühja koha pealt või mingis kontekstis, kus inimese enda käitumine ja või sõnavõtud on andnud alust temasse väga kriitiliselt suhtuda. Ja Maljuka positsioon siin, kuigi sisuliselt on nad väga napilt vastanud kirjalikult hagile, sest nad ju alguses üritasid kohe kompromissi peale minna, siis sealt tuli ka välja see positsioon, et kuuled, et vaata Beša, kuidas sa oled käitunud avalikkuses ja sa arvad, et siin ei ole põhjust kriitiliseks suhtumiseks. Mina ei ole eriti hästi kursis Beša ja Maljuka tegemistega, aga ma tahtsin paar näidet teile esitada, nii et ma lugesin mõned need blogipostitused läbi, milles siis Beša ütleb, et teda on solvatud ja ta tahab sellest rahhi saada. 22. veebruar 2024 on Maljukas avaldanud blogis postituse pealkirjaga Eks ma pean ka siis aus olema, kus ta on kirjutanud nii. Samas ma saan aru, et Beša on veendunud, et ega ma muidu ju tema üle nalja viskaks ja temast räägiks, kui et siin peab olema midagi muud taga kui lihtsalt see, et I don't give a fuck ta ähvardustest ja minu meelest on ta lihtsalt jube naeruväärne inimene. See, et sellega raha kaasneb, on täiesti 100% boonus. Uskuge mind, kui ei kaasneks, siis ikka tekiks aegalt tuju selle küla hullu üle väike nalts teha. Ehk see solvang, mis siis hagis on esile tõstetud, on siin külahull. Maljukas nimetas Bešat külahulluks. Aga miks? Miks ta seda tegi selles postituses? See konkreetne postitus algab selgitusega, et miks Maljukas üldse adresseerib Bešat sel kuupäeval. Ta kirjutab, Brigitte kirjutas täna huvitava clickbaiti. Pealkiri viitab justkui nagu ta oleks oma raadiotööst ilma jäänud, aga sisu on selline, et loomulikult ta ei jäänud ja ta hakkab seal kõva palka saama ja armastab raadiotööd. Sekka natuke tavapärast kaasus kohtuasi hüpoteesmenetlus, sõnapudi ja loomulikult ka enesekiitus, kuidas ta fännid aina uurivad, et mismoodi ta ometi nii särav on. See osa mind tegelikult kirjutama ei ajendanud, sest minu poolest võib ta töötada raadios, loomapoes või vabatahtlikuna hullumajas, mul ükskama kõik. Küll aga pani mind mõtlema lõik, kus ta minust rääkis. Nimelt ütles ta, et mina enam teda äriinimesena ei inspireeri, sest õige äriinimene ei tee 4 juriidilist viga järjest. Mul pole õrna aimugi, millistest väidetavatest juriidilistest vigadest siin räägitakse, aga mõte on selles, et see 22. veebruar postitus oli reaktsioon sellele, et Beša oli Maljuka suhtes sõna võtnud, negatiivselt sõna võtnud avalikult meedias või sotsiaalmeedias, mida iganes, internetis. Ja edasi siin Maljukas kirjutab ka, et ta ei olegi äriinimene ja ta pole seda kunagi väitnud, aga see pole enam praegu relevantne. Mõte on selles, et ta ütles Beša kohta külahull, muuhulgas seetõttu, et Beša pidas vajalikuks tema pihta tulistada. Ehk see reaktsioon ei toimunud vaakumis. Ja kuigi see postitus ise ei ava seda, et milline on olnud Beša varasem käitumine, mille pinnalt Maljukas teda külahulluks peab, on selge see, et see reaktsioon oli vastus provokatsioonile. See ei toimunud vaakumis. Maljukas ei võtnud lampi kätte, et minna istuda maha ja hakata solvama Bešat, vaid ta reageeris Beša enda avalikule sõnavõtule. Teine näide, 26. veebruar 24 postitus, kus Maljukas nimetab Bešat esivaletajaks. Ja see oli väga kuradi huvitav postitus, sellepärast et sealt tõesti kumab vastu, et Beša on imelikke lükkeid teinud, kui mitte üritanud võib-olla kelleltki raha välja petta, sellepärast et kuulake nüüd seda. See esivaletaja postitus puudutab suhtlust, mis toimus Beša ja Kristina Pärtelpoja vahel. Ja see puudutab ühte autot ja see puudutab seda, et Pärtelpoeg oli siis
tagurdanud selle autoga kuskile vastu, nii et see oli mingid kriimud saanud. 2023 veebruaris ja ma tuginen siin kuvatõmmistele, mis on esitatud Maljuka blogis. 2023 aastal on toimunud mingi vestlus Beša ja Pärtel-poja vahel ja siin kuvatõmmistest on näha, et Pärtel-poeg saadab häälsõnumi Bešale seoses sellega, et ta on siis tema autoga kuskile vastu tagurdanud. Beša vastab talle, issand ausalt ära üldse muretse. Südameke. Sa ise oled selline võlgade ja asjadega, et kõik kohe räägid ära. See on nii tore iseloomu omadus. Ja siis läheb muu teema edasi. See on siis 2023 veebruar toimub vestlus seoses sellega, et midagi on autoga ja seda probleemi autoga kirjeldab Beša niimoodi ühes e-kirjas siin. E-kirja adressaadid, ma ei tea täpselt, kes need on mingi autodega tegelevad tüübid. Igatahes Beša kirjutab siin 28 veebruar 2023, see sama veebruarikuu, kirjutab siin mingitele tüüpidele, et teine asi. Kristina tagurdas oma auto vastu posti, nii et seal on 2 kriipsu peal, ta on valmis kõik kinni maksma, ehkki seda 2 kriipsu tegelikult näha ei ole. Saaksime kuidagi liigse tähelepanut äkki ära parandada, küsimärk. Ma hästi ei saa aru, kuidas on 2 kriipsu, mida tegelikult näha ei ole. Kriipsud, mida pole näha, aga okei, võib-olla olidki nii marginaalsed kriipsud, et pole näha. Ühesõnaga, need olid mingid nii väiksed kriipsud, mille kohta Beša ise ütleb mingitele autotüüpidele, ma eeldan, et seda 2 kriipsu tegelikult näha ei ole. See on kõik veebruar 2023. Aasta aega läheb mööda. 2024 veebruaris kõigepealt, veebruari esimeses pooles saadab Beša Pärtel-pojale sõnumi, kus ta hullult kiidab ja tänab teda. Ma ei tea, mis draama nende vahepeal on toimunud, aga Beša kirjutab siin, et tead, Kristina, ma ei suutnud jätta sulle kirjutamata, see on pikalt hingel olnud, vaatan asjadele tänasel päeval hoopis teise pilguga ja tänan sind nende aegadest, kui olid mu sõbranna ja koostööpartner. Tänan, et sa jäid ausaks, tänan, et sa ei läinud selja taha või kui läksid kogemata ning tunnistasid seda, mõistan, et kaitsesid iseennast ja see ongi ju loomulik. Aitäh, et sa avalikult oled lõpetanud minu mõnitamise. Loodan, et mõistad, kus ma arengus olin ja miks mingil poel käitusid. See ei vabanda seda välja, aga tean, et oled mõistev. Kuigi me ei saa enam suhtlema ja sõbrannadeks, siis ma ausalt vaatan tagasi 90% hea sõnaga ja soovin sulle südamest kõige paremat. Sa oled tore tüdruk ja kes iganes on su sõbrannad, neil on vedanud. Igatsen sind vahel ja teisi ka, aga see ei tähenda, et me teineteise elu paremaks teeksime. Kõige paremat sulle, B. Sellele sõnumile väidetavalt Pärtel-poeg ei vastanud ja siis samal kuul, veebruaris 2024, äkki kirjutab Beša Pärtel-pojale, et kuule, et maksa mulle nüüd 300 eurot oma vastutus kinni nende kriimude eest. Beša kirjutab sellise e-kirja ja see on nüüd pärast seda hästi südamlikku sõnumit, millele Pärtel-poeg ei vastanud. Ma ei tea, see mitte vastamine siis ajas Beša närvi või nagu mis iganes põhjusel. Nüüd järsku samal kuul 2024 tuleb selline e-kiri. Tere, kas oled valmis maksma kindlustuse oma vastutuse 300 eurot minu auto parandamise eest? Sa tead mu kontonumbrit. Palun, ärme kaasa kolmandaid osapooli. Mul on väga kahju ja ma soovin, et ma ei peaks küsima ja ma tean, et see oli nii tõbe ja nõme õnnetus. Ma luban, et kui annad selle oma vastutuse, siis ma olen elu lõpuni vait, et it ever happened. Ma hakkan autot müüma, auto on juba Viljandis remondis ja pean kõik vead korda tegema. Aasta aega hiljem oma vastutus 3 sotti 2 kriimu eest, mida Beša enda sõnul aasta varem, nagu ta ütles, et pole nähagi. Aasta aja jooksul võib selle autoga mida iganes juhtuda. Elu sees mitte keegi ei peaks selles olukorras kohe ütlema, okei, ma maksan ära. Aasta aja jooksul võis Beša 7 korda ise kuskile tagurdada, mis iganes võis juhtuda. Ja nüüd järsku, kuule, maksa mulle 3 sotti oma vastutust kinni. Aga oodake, ta kasutab sõna oma vastutus. Millega see kaasneb? Kasko. Oma vastutus tähendab kaskot. Samas, kui suhtlus läheb edasi, siis Beša ütleb, et ta ei pane seda kasko alla ja tuleb välja, et on ka mingi teine kõks olnud. Nüüd saab siis Pärtel-poeg sellise e-kirja Bešalt, kus see nõuab 300 eurot oma vastutust aasta aega tagasi tekkinud paari kriimu eest, mida polnud Beša enda sõnul näha. Pärtel-poeg vastab sellele, tere Brigitte, sain nüüd sinu kirja läbi lugeda ja süveneda. Ma isiklikult tunnen, et ma ei võlgne sinule midagi. Ja siis ta lisab siia need väljavõtted sellest aasta aega tagasi, 2023 veebruaris toimunud vestlusest, kus Beša ütleb, et ära üldse muretse. Lisan sulle meie vestlusest ka kuvatõmmis, et saime eelmine aasta selle teema lahendatud ja kui sul on soov kolmandaid isikuid kaasata ja see asi avalikuks teha, siis see on sinu õigus. Selle peale vastab Beša, tere, see, et ma mõistan su viga ja andestan sulle, ei tähenda, et sa peaksid kuidagi rahalisest vastutusest kõrvale hiilima. Miks peaksin mina sinu tehtud vea kinni maksma ja pole mõtet tagasi ajada, et sina oled vastutav. Edaspidi suhtlevad sinuga mu advokaadid. Ma üldse ei soovi neid kaasata. Ma ei soovi kaasata ka avalikust, aga see on ainult õiglane, et sa maksad selle vea eest, mida tegid. Kui inimene teeb midagi katki ega maksa seda kinni, näitab tema kohta palju. Kahju, et sellise tee valisid ja ma ei teadnud, et matustel oled, ma oleksin kirjutanud muidu täna, B. Selle peale vastab Pärtel-poeg, tere, jah, las sinu advokaadid võtavad ühendust ja kaasusesse siis palun lisada nimekiri asjadest, mis sellel autol vaja teha ning arve. Väga õige, kui keegi nõuab sult auto kahjustamise eest mingit raha, kõik detailid tuleb välja küsida, ära tõtta mingit raha kohe maksma, eriti mitte fucking aasta aega hiljem. Siis vastab Beša, kui me kaasame advokaadid, siis sinu kulu läheb menetluse tõttu suuremaks. Või kui oled valmis otse Volkswagen Motorsiga ja minuga suhtlema, siis ma võtaksin storyt ka maha. Ja Pärtel-poeg vastab uuesti, tere, jah, las sinu advokaadid võtavad ühendust ja kaasusesse siis palun lisada nimekiri asjadest, mis sellel autol vaja teha ning arve. Ehk ta kordab üle, davai ja, mine siis advokaadi juurde ja esita palun detailne ülevaade ka.
õige, lamp ei hakka midagi maksma. Ja siis, Beša oli väitnud, et tal on auto juba remondis Viljandis. Pärtelpoeg saab teada, et autot veel ei ole üldse Viljandis ja Pärtelpoeg hakkab kahtlustama, et oota, mis siin on? Et nagu sa ütlesid mulle, sul on auto juba remondis Viljandis, tegelikult ei ole, neil on mingid ühised kontaktid või mida iganes seal. Selle peale vastab Beša ja kuulake seda. Tere! Viisin auto reedel Viljandisse ja jätsin sõbranna kätte. Esindus oli lühendatud tööpäeva tõttu kinni. Arvasin hommikul, et sõbranna on jõudnud auto juba ära viia. Olen nüüd esindusega suhelnud ning nad edastavad sulle pildid ja sinu tehtud rikkumise kulu ning saame igakülgselt kinnitada, et see oli just sinu tehtud rikkumise kulu. Aasta aega on möödas, aga okei. Ma ei pane seda enda kasko alla, sest mina ei põhjustanud neid kriipse. Ta küsis 3 sotti oma vastutust. Kui sa seda kasko alla ei pane, miks sa 3 sotti oma vastutust, küsid Pärtelpojalt. Mulle tundub ka, et keegi siin valetab. Edasi kirjutab Beša siin. Teist kõksu ei põhjustanud mina ning seda me sinu arvele ei lisa. Siin on olnud teine kõks vahepeal ja ta tahab oma vastutuse raha Pärtelpojalt. Ta kirjutas, anna mulle oma vastutuse raha 3 sotti ja siin ta ütleb, ma ei pane sinu tehtud kriipse kasko alla, aga maksa kinni kasko oma vastutus ja siin on olnud vahepeal teine kõks, mida me sinu arvele ei pane. Aga mis kuradi arvele paneme, kui sa küsid 3 sotti oma vastutuse eest, siis ei ole mingit eristust, mis kelle arvel on. Nagu mis asja? Ja siis siin on Beša lisanud, et palun blogis ümber lükata valeväide, et auto ei ole Viljandis remondis. On. Esialgsel hinnangul öeldi mulle, et sinu õnnetus läheb maksma 200–400 euro väärtuses. Sulle saadetakse siis arve. Taaskord. Kõigepealt küsis Beša Pärtelpojalt 3 sotti oma vastutuse summat. Tuletan meelde, esimeses e-kirjas küsis Beša, kas oled valmis maksma kindlustuse oma vastutuse 300 eurot minu auto parandamise eest. Ma luban, et kui kannad selle oma vastutuse, siis ma olen elu lõpuni white it ever happened. Ja siis järgmises e-kirjas on, et ei, see ei lähe, ma ei pane seda kasko alla. Ja siin on olnud teine põks ka, aga ära muretse, see ei lähe sinu arvele. Nagu millegi kohta Beša siin väga selgelt valetas. Ainuüksi see, et sa aasta aega hiljem lähed 2 kriimuga mingit raha küsima, sa küsid 3 sotti kindlustuse oma vastutust, ta sõna selgelt ütleb oma e-kirjas 300 eurot kindlustuse oma vastutus. Ja siis sa ütled, et ei, see ei lähe üldse kasko alla, ja siin on teine kõks ka olnud. See lugu haiseb. Ehk selle loo pinnalt öelda, et ta on valetaja, täiesti põhjendatud. Esivaletaja on ilmselgelt utreering, sest me ei saa mõõta, kes valetab rohkem. Me ei ela siin Pinocchio maailmas, kus nina läheb pikemaks ja mõõdame ninad ära, vaatame, kes on suurem valetaja. Ei. Ehk see ei toimunud vaakumis. Ja kui mina seda lugu siin loen ja puhtalt Beša enda suhtlust, tema sõnu, ta valetab raisk. Nagu midagi on ta jutust täiesti mäda ja see on täiesti läbinähtav. Üks viimane näide siin nendest solvangutest siis, mille eest tahab Beša raha saada. 26. juuni 24 on siis Malju blogis avaldatud postitus pealkirjaga Beša allub täidab kohust ja seal on Maljukas kirjutanud, et ma ütlen ausalt, et siin raamatut kirjutades ma näen oma eksil ja Bešal nii palju sarnasusi. Mõlemad sellised võltsid, viha ja vastikust täis inimesed, kes hoolivad ainult sellest, millised nad ja teised välja näevad. Sisu sama palju kui perseussil pensionifondi. Pange tähele, ta ei ütle, et Beša on perseuss või midagi sellist. Ta ütleb, et sisu sama palju kui perseussil pensionifondi. Aga okei, veel kirjutab Maljukas siin, et ning kui saatest väheks jääb, siis üle päeva pakub proua Beša ka oma stoorides contenti, kus ta nagu 5 päeva meffi teinud kräkkar mingile loole kaasa laulda üritab ja sitahaisu nägu teeb. Mina ei ole neid Beša Insta story'sid näinud, seda tema saadet, ma vaatasin seda esimest osa nii palju, kui Sevakin ja Valting seda vaatasid, aga ma olen ühte Insta story't näinud. See oli see story, kus ta rääkis sellest, et ta tahtis oma raamatu kaane pildistamiseks olla nii hot, et kui mehed teda näevad, siis purskab neil silmadest spermat välja. Nii palju ma tean tema stooridest. Aga ilmselgelt see reaktsioon siin, see kirjeldus, negatiivne kirjeldus, solvav kirjeldus sellest, et millisena näeb Maljukas Beša mingi Insta sisu, teeb seda maha, see ei toimu vaakumis. Ta vaatab inimese avalikku sisu ja hindab seda kriitiliselt. Ja nüüd on küsimus, kas meil on üldse õigus seda teha? Kas meil on sõnavabadus sellisel määral, et me saaks avaliku elu tegelase kohta, kes väga selgelt hoiabki ennast relevantsena skandaalse käitumise läbi, kas meil on õigust üldse tema kohta midagi negatiivset öelda või tohib ainult kiita ja kui me ütleme midagi negatiivset, kas me peame ütlema lihtsalt väga tuimalt, et see on mage või nõme või tohib ka kasutada värvikaid väljendeid nagu sisu sama palju nagu perseussil pensionifondi. Kas meil on vaja teineteist solvata? Ei. Kas iga solvanguga peaks kaasnema kahjuhüvitis? Ka ei, absoluutne kuradi ei. Mina väga loodan, et kohtunik närib läbi sellest pasarahest, mille Beša on siin üles tõmmanud. Ma loodan, et kohtunik arvestab ka seda, et tegelikult Beša oli kompromissiga juba nõus, aga taganes sellest, sest avastas, et ettepaneku osa ei olnud ju väidete eemaldamine netist, ma ei tea, hooletus põhimõtteliselt. Ja siis pärast taganes, et need ei olnud ametlikud läbirääkimised. Sellist asja pole olemas nagu ametlikud läbirääkimised. Mina loodan, et see kohtunik
teeb mõistliku väärtusotsustuse, muuhulgas hinnates ka seda, et kui sotsiaalmeediastaaridele antakse võimalus kasutada õigussüsteemi ära enda profiili tõstmiseks, siis on midagi väga valesti. Ja selle kohta on siin Maljukas oma esindajaga kirjutanud väga tabavalt. Maljukas on siin ühes viimases kirjalikus vastuses kohtule rõhutanud. Lisaks juhib Kostja tähelepanu alljärgnevale. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahv mida iganes sätestab, et kohus võib jätta hagi läbi vaatamata ka juhul, kui ilmneb, et hagi ei ole esitatud hageja seadusega kaitstud õiguse ega huvi kaitseks või eesmärgil, millele riik peaks andma õiguskaitset. Ja ma olen nõus, et siit paistab, et Peša hagi teenib mingit muud eesmärki kui sellist, millele riik peaks õiguskaitset tagama. Riik ei peaks tagama õiguskaitset ühe sotsiaalmeediastaari soovile suukorvistada teisi, kes tema käitumist kriitiliselt adresseerivad. Olgugi, et värvikalt ja solvavalt. Kindlasti on mitmed nendest väljenditest objektiivselt solvavad, aga sõbrad, iga solvanguga ei pea kaasnema mingisugune raha ja avaliku elu tegelasi, eriti neid, kes aktiivselt ise kogu aeg üritavad avalikkuse ees püsida ja tähelepanu saada, nemad peavadki taluma rohkem solvanguid ja ka põhjendamatuid solvanguid. See on osa sellest mängust, mida Peša ise mängida tahab. Ja kui selline tegelane üritab nüüd ka riigi ja maksumaksja rahakoti najal oma mängu mängida, siis oleks aeg näidata talle keskmist kuradi näppu. Nii, aga edasi läheme juurasõprade osaga, kus räägime kõigepealt võimalikust kohtuniku shoppingust, millega Peša võis siin tegeleda. See on puhas spekulatsioon, ma ei tea seda fakti pähe. Aga mul on põhjust seda spekuleerida ja sellest räägime juurasõpradega. Teiseks räägime sellest, et miks nõudis Peša vähemalt 3500 eurot. Miks ta arvas, et vähemalt 3500 eurot peaks saama? Ja kui ta tegelikult tahab rohkem, mis on menetlusdokumentidest ilmselge, siis miks ta lihtsalt ei küsi rohkem? Ja kolmandaks räägime sellest, et miks kurat ta nõuab sellise järjepidevusega välja täpseid numbrid selle kohta, kui palju tulu laekus mingisugustest blogipostitustest.